et teatud ajani oli Pallase kuvand ju lausa ideaalkunstis. Aga eks nagu iga asi muutub ka see kuvand ja tänasel päeval ma arvan, et selle kuvandiga tuleb kõvasti tööd teha. Et tal on olnud nagu vähe konteksti teiste maade sama aja kunstiga. Aga seda kõike annab parandada. Et nähtavasti on vaja ühisnäitusi teiste maade sama perioodi kunstnikega ja see aitaks seda kuvandit elus hoida ja ka arendada. Mina näen Pallase kuvandit kui nagu tõesti väga suure ajaloolise väärtusega, et tõesti sealt on sirgunud nagu sellised kunstnikud, keda ma ise ka nagu kunstiajaloos nagu uurisin või mõtlesin nende peale. Aga teine aspekt on kindlasti see, et ise võib-olla maalikunstnikuna tegeledes ja rääkides inimestega, kes võib-olla on kunstihuvilised, on maalihuvilised, aga neil võib-olla seostubki suht esimese asjana nagu Pallase nimi, et on oluline see, et see teos oleks justkui nagu Pallase või nad on jäänud sinna aega, sest see meelsus tegelikult, mida Pallas lõi või selline romantiline realism ja selline kujutamislaad, võib-olla see nagu on nagu Eesti inimestele päris omane, et võib-olla sellest tuleneb ka see, et kuidas nagu ka mingid kogujad otsivad sellist seost või või need ei pea kogujad olema, need võivad ka olla lihtsalt huvilised, kellele pakub huvi nagu maalikunst või no kunst üldisemalt. Et kas või oma perekonnaga suheldes või rääkides või et selles mõttes seda võib nagu väga erinevat moodi mõista. Aga kuvand on kindlasti Pallasel väga hea, aga sellele peaks kindlasti veel rohkem sügavamasse kohta peab nagu lihtsalt jõudma, et saada aru, mis see päriselt on. Ja et kui nagu mõelda, et mis see Pallas oleks praegusel hetkel, siis tegelikult seal on väga palju jooni, mis võib-olla praeguses hetkes on puudu, aga sellel hetkel oli see meelsus nagu hoopis teistsugune või et see aeg oli juba teistsugune. Ja see ühiskondlik kuvand oli juba teistsugune, et aga et lihtsalt see ongi see, mis võib-olla kunsti juures on hästi huvitav, et see aeg meie ümber veereb edasi ja keerleb edasi ja inimene ikkagi või kunstnik nagu ikkagi loob selles praeguses hetkes ja seda hetke praegu, et selles mõttes on seal nagu mingeid võib-olla huvitavaid lähtumisi, mida võtta kaasa sellest hetkest, aga kindlasti ei tohiks sellesse aega kinni jääda, et peaks jõudma praegusesse hetke täna. Pallase kuvandi niisugused meistermõtlejad või tõeliselt selle kuvandi peremehed hetkel on kindlasti oksjonid, igasugused kunsti vahendamisega tegelevad galeriid ja institutsioonid, kes müüvad traditsiooni, teatavasti on ju tellijad ainult ja soovivad niisugust vanemat kunsti, Eesti kunsti ja kahtlemata nemad on nagu siis muuseumitelt seal uuriva suuna üle võtnud, nemad otsivad välja ei tea kust neid autoreid ja töid ja määratlevad, atribueerivad neid, restaureerivad neid, müüvad neid, teenivad nende pealt. Nii et kõige elavamat liikumist Pallase ümber näen ma siis hetkel kollektsionääride ja kunsti müümisega tegelevate struktuuride seas. Aga mis teha tuleks? Ma ei tea, kui mina olen kaasaegse kunsti kuraator ja kahtlemata mina ei positsioneeri ennast nüüd sellele Pallase pääste ekspeditsiooni meeskonda või tulevikku ja pigem ma vaatan kõrvalt, aga põhimõtteliselt ma läheks nagu selle mõiste juurde, et Pallast tuleks nagu ümbritseda mingisuguse uuema keelekasutusega, ta tuleks tuua rohkem kaasaegsete kunstide ja probleemide väljale
no mingil moel seda ka on tehtud tänapäeval palju enam ju, kui me võtame kõik Pallase fännklubid, eks ole, Tartus on neid, Tallinnas on neid. Nad nagu tegelevad väga palju sellega, mis organisatsioonid Pallases olid ja kuidas ta tegutses ja ühesõnaga niisugused sekundaarsed diskursused on nüüd praegu palju huvitavamad ja nüüd oleks vaja neid üles ehitada nii, et nad tooksid ka mingit uut ajaloolist teavet ja mingit uut seisukohta, eks ju. Kui see küsimus on niimoodi püstitatud, et kas kuvand võiks muutuda, siis see nagu justkui annab märku sellest, et me elame ajas, kus kuvanditega saab ja tulebki mängida. Ja nüüd, kas me peaksime ühe spetsiifilise külje Pallasest nagu publiku poole pöörama praegu? Vist küll. No, kui otseselt päevapoliitiliseks minna, me vestleme aprilli algus 2019. On võimalik, et meil tuleb EKREIKE valitsus, siis mulle tundub, et ühel hetkel me oleme võib-olla tõesti sellises situatsioonis, kus me peaksime Pallasest rääkides rõhutama selle kooli ja kogukonna vabadust, vabaduse püüdlusi, vabaduse eest seismist, metropolilikku mõttelaadi ja sellist iseenesest mõistetavat rahvusvahelist profiili. Jah, ma arvan, et võib-olla siis see kuvand oleks praegu õigustatud. Ja selles suhtes ma arvan, et lisaks iga kunstniku isikupärale, professionaalsusele on vajalik ka veel mingi kolmas väga oluline aspekt, mis kannab seda kunsti läbi aastakümnete. See on vaimsus. Ja see vaimsus on see, mis kõnetab ilmselt Pallase kunsti näol ka tänapäeva inimest. Ja see vaimsus on garantii, et Pallas ei kao kuhugi, vaid ta kestab ka edasi. See oli üks nähtus, mis oli seotud nagu nabanööripidi Euroopa kultuuriga, aga teisipidi ta oli sündinud ja sünnitatud siin Eesti keskkonnas, Eesti rahvusriigis. Nii. Ja kindlasti on omad ühiskondlikud mõjud ka sellesse kunsti sisse koteeritud. Kas me seda oskame näha või välja lugeda neid mustreid, see on iseasi. Nüüd, kui küsida, kas Pallase mõju kõnetab tänapäeva inimest, siis ma arvan, et see mõju võib kindlasti laiemalt kõnetada, mitte ainult kunstiinimesi, vaid ka laiemat publikut ja Eesti rahvast. Hetkel lihtsalt sellepärast, et Euroopa Liidu liikmesriikide hulgas on tekkinud taas uus rahvuslik liikumine. Hästi ikka on, nii nagu on, aga et muutuda, ma ei tea, kas ta peaks muutuma ja kui ta muutub, ju on selleks siis põhjused. Aga kui ta muutub minu arust, siis ta saab veel muutuda ainult tummisemaks. Ja kuidagi veel nagu rahvas rohkem haarab ja õnneks on kirjandust ka selle kohta, et kes natukenegi süübib, et selle ees nagu tunnel avaneb ja siis ta näeb, kuhu ta satub ja ta tahab sealt minna edasi ja süvitsi, et see on võimas. Meil oli just paar päeva tagasi oksjon, kuhu siis ka Eesti kunstihuviliste tuumik kokku tuli ja hinnad kerkisid ikka niimoodi. Et noh, toome näited. Konrad Mägi, Viljandi maastik, 1915-1916, noh, keskmise mõõduline, alghind 43 000, aga
läks hind siis 92 peale, millega müüdi. Siis teised kunstnikud täpselt samuti niiviisi, et hinnad muudkui tõusid, et noh, see on nagu siis selle huvi väljendus konkreetselt, noh, ütleme siis materiaalses mõttes. Et mina jätaks selle Pallase rahulikult sinna 20–40, no 1, 2, 3, et see kuskile sinna vahemikku ja ütleks, et see oli üks niisugune koolitus, üks laad, ta ei ole stiil, vaid üks laad, kuidas siis kooliõpilased selle järel, mis haridust nad olid saanud, ennast väljendasid. Ja tänasesse päeva ma ütlen, et see on ajalooline nähe. See on ajalooline institutsioon, ta ei ole ei stiil, ei laad, vaid lihtsalt üks niisugune õppekond, mille järeldusena tudengid, kes seal õppisid või lõpetasid või siis ka õppejõud, väljendasid ühte teatud kindlat laadi, mis on üsna realistlik, üsna palju värvikoolkonnale ja kompale taanduv ja teine asi, graafikas loomulikult ka üsna palju tehnikale taanduv, aga realistlik. Tänase päeva kanda umbes edasi, nii nagu praegu on kunstiühing Pallase kool, ja see on niisugune, ütleme, sama laadi, õppimise ja õpetamise laadi jätkamine, aga ega see kaasaja kunsti kontekstis nüüd palju peale müügiartiklite muud ei lisa. Kenad, ilusad maastikud, portreed, kõik, mis te tahate, eks ju, kuskil teil on seal seinas, aga kunsti niisuguste, ütleme, põhiküsimuste või põhiprobleemide suhtes ei lisada palju. Teda on vaja kogu aeg, teil maailm on täis seda. Ja magamistuppa on vaja sinna kamina kohale ühte pilti, aga rõhuasetus on mujal, loomulikult. Ma arvan, praegu Pallase kuvand on hästi kitsaks lihvitud kunstiajaloolaste ja kunstiteadlaste poolt, et on olemas niisugused väljendid nagu pallaslik ja pallaslased ja nii edasi, et ma arvan, et seal on potentsiaali sellel olla midagi palju suuremat ja tähendusrikkamat kui ainult see kitsas kujund sellest. Et see ei ole ainult kirev värvikasutus kõrgmodernistlikus võtmes maalikunstis. Et ma ei ole küll kunstiajaloolane, aga kui natukene lugeda selle kohta, siis juba omal ajal need väärtused olid midagi palju laiemat kui ainult see. Ma näen seda kuvandit kahetisena, et on üks hulk inimesi, kelle jaoks Pallas on kindlasti väga oluline, kes hindavad seda ja ka kunstiturg näitab seda, et Pallas on teatud grupile inimestest väga-väga oluline, võib-olla isegi justkui nagu Eesti kunsti sellise klassika või kõige olulisem osa võrdkujuks. Ja siis teine hulk inimesi, kelle jaoks Pallas ei ole võib-olla väga oluline või kes ei tea väga palju veel Pallasest. Paraku ka inimesed, kelle jaoks Pallas on rohkem selline ajaloo hämarustes kusagil paiknev nähtus. Nii et mulle tundub, et selles mõttes on väga erinev olukord inimeseti. Ma arvan, et need inimesed, kes ei ole väga veel Pallasest mõelnud või seda enda jaoks kuidagi lahti mõtestanud, nende inimeste puhul võiks kindlasti tööd jätkata ja muuseumid on kindlasti need ühed kohad, kus seda teha, et tutvustada seda, mida see Pallas tähendas, mis on tema puhul oluline, mis on need vastuolud ja kindlasti ka lüngad. Aga need inimesed, kes juba väga hindavad Pallast, et nende puhul, ma arvan, on see potentsiaal hakata kuidagi mõtlema võib-olla rikkalikumalt sellest, et üks asi on see meeldib ei meeldi tasand, aga teiselt poolt ka see, et millised just nimelt vastuolud selles kõiges paiknevad, millistes tingimuses need kunstnikud töötasid ja elasid ja mis on see tänane potentsiaal siis neist mõelda nagu kaasaja kontekstis. Ma arvan, et Pallase kuvand tegelikult on praegusel hetkel positiivne, kuigi sageli, ja ta on positiivsem eeldatavasti, kui ta vahepeal oli. Et ma usun, et kusagil 90-ndatel ja võib-olla 2000-ndate alguses siis vaadati seda võib-olla mingil määral kui mingisugust igandit. Aga ma arvan, et see on, neid märke on ju palju, kuidas on hakatud seda järjest rohkem
hindama. Ja ma arvan, et see kokkuvõttes on positiivne, aga selles suhtes pallaslikkus kui selline, et võib-olla seda vaadatakse natukene negatiivselt, et mina ise seda ei teeks. Et minu arvates kunsti tugevus seisneb paljususes, vaadete, tehnikate, kõige sellise paljususes ja ma arvan, et pallaslikkus või siis lihtsalt rahvusvahelisemalt öeldus traditsioonilisus, et ka seda on vaja, et hea tehnika, meisterlik tehnika ei kao mitte kuhugi, seda hinnatakse alati. Ma arvan, et on äärmiselt oluline, et ühel kultuuril oleksid mingisugused nurgakivid, mingisugused alused. Alati võib vaadata ja otsida uusi vaatepunkte, aga ma arvan, et samas rahvale, samas kultuurile enesele on oluline see, et mingisuguseid asju peetaks nurgakiviks. Mingisugused asjad on need alusväärtused. Ma arvan, et Eesti kunsti ja Eesti kultuuri puhul selleks nurgakiviks on pallas. Ja minu arvates lasta siis olla. Et mille pärast, miks me peaksime hakkama seda eitama? Et me võiksime lihtsalt tõdemegi seda, et mingi asi on meisterlik, mingi asi on, ta võib olla traditsiooniline, aga ta on see, mis on meie selle kunsti alus. See on paratamatu. Ma arvan, et pallase kuvand on üpris hea, ütleme laiemates massides ja tegelikult seda hinnatakse ka kunstimaailmas ja professionaalide sees samuti. Kuid kus on nagu niisugune nõrk koht on see, et tihti hakatakse pallast ja pallaslasi panema siis tänasesse konteksti, öeldakse, et tänapäevase kunstiga võrreldes see võib-olla ei ole nii oluline või märkimisväärne, aga samas see on täiesti normaalne, et miski, mis toimus 100 aastat tagasi, mõjubki natukene vanamoodsana. Et seda ei tohi unustada, mis kontekstis, mis aastal 1919 Pallase kunstikool alguse sai, et toona see oli küll mitte võib-olla läänemaailma kontekstis väga uuenduslik, aga Eestisse see tõi väga palju sellist uut hingamist Eesti kunstisse, et seda, kus, millal ja millistes tingimustes see sündis, ei tasuks ära unustada ja tuleks võib-olla vähem võrrelda seda tänase kunstiga. Minu meelest on pallase mõiste muutunud selliseks väga laialivalguvaks ja ebamääraseks. Pallaslusega seostatakse väga palju igasugust lihtsalt maalilist maali, kuigi me, mis see maaliline maal üldse on, see on ka väga keeruline küsimus. Ja kõige hullem ongi see, et võib-olla siis vähe professionaalset, sellist võib-olla mõnikord isegi lausa küündimatut maali seostatakse pallasega ja see kindlasti tõmbab siis maha selle pallase tähendust ja muudab sellega, ütleme, nooremale põlvkonnale vähem huvitavaks ja vähem atraktiivseks. Ma olen täiesti veendunud, et järjest peaks pallaslaste personaalnäituseid korraldama. Üks ring saab täis, siis peaks alustama kohe uuega. Neid peaks kogu aeg tutvustama, et me oleks tuttavad ja kursis pallase parema osaga ja õpiks ikkagi sealt. Ja näiteks praegu ma ootaks küll väga Ado Vabe uut personaalnäitust.